Meil on plaanis paneeldiskussioon, milles osalevad Teet Lill, Tartu vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees. Et siin tasub ära märkida ka seda, et see on selline harukordne vald, kus oli eraldi valimisliit korruptsioonivaba Tartu vald, mis meile alati ka korruptsioonivaba Eesti poolt silma jäi sellise rohujuure tasandil tuleneva algatusega. Andres Laisk, Salla vallavanem ja Antser Viimsi vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees, esindades siis 3 erinevat valda. Ja diskussiooni juhib Norman Aas, kes tegelikult väga põhjalikku tutvustust ilmselt ei vaja, et meil üks riigi peaprokurör juba oli siin, nüüd on endine riigi peaprokurör. Miks ta täna siin on paljuski sellepärast, et ta nüüd ka Soreneni partneri ja vandeadvokaadina või nõunikuna on spetsialiseerunud väga majanduskuritegude kõrval ka väga palju panustanud ka korruptsiooni ennetustesse tegevustesse just Tallinna linna raames. Palun. Ja aitäh, et ma loodan, et see mikrofon töötab. Enne kui me alustame selle paneeldiskussiooniga, et ma kasutan võimalust seista siin laval üksi ja rääkida siis korruptsiooniga tegelemisest ja võitlemisest Tallinna linnas. Väike vabandus ka ette, et ma nädalavahetusel kuidagi olen külma saanud, et mul hääl ei ole päris see, mis ta tavaliselt on, ka endale veidi võõras, aga vast on arusaadav. Et tõepoolest, mina ei ole küll kohaliku omavalitsuse kunagi töötanud, aga kohaliku omavalitsuse korruptsiooniriskidega erinevates ametikohtades piisavalt palju kokku puutunud ja siin viimases projektis, kus me aitasime siis Tallinna linnal luua sellist korruptsioonivastast strateegiat, tegelikult näinud neid muresid ja väljakutseid kohaliku omavalitsuse seestpoolt üsna lähedalt ja võib-olla isegi mõne võrra lähemalt kui omal ajal prokuröri ametis, kus ka nende teemadega tuli tegeleda. Et üks märkus kohe, mis puudutab, kui me vaatame tegelikult riigi õiguskaitseasutusi, kes tegelevad erinevas võtmes siis korruptsioonivastase võitlusega, kui me niimoodi võime seda militaarselt nimetada, siis ma ei ütle, et see on nagu probleem, aga üks aspekt, mida kindlasti tuleb nagu arvestada, et need asutused nagu näevad seda probleemi väga sageli läbi sellise paragrahvi paradigma või prisma ja mõnes mõttes on see ka paratamatusest, ega riigiasutus, kui ta tuleb midagi ette kirjutama kohaliku omavalitsusele või kellelegi teisele, ta vajab mingisugust nagu seaduslikku alust ja ta tegelikult on selle seadusega nii heas kui halvas mõttes seotud. Et samas korruptsiooni probleem on kindlasti laiem, need põhjused on kindlasti laiem, kui alati paragrahv võimaldab katta ja seetõttu selline kohaliku omavalitsuse sisemine vaade sellele teemale on isegi sageli laiem ja mitmekihilisem kui riigi õiguskaitseasutuste omad. Nii, aga kasutan siis võimalust, et rääkida sellest projektist, mis me tegime koos Tallinna linnaga, et kuidas siis luua korruptsioonivastast strateegiat ühe riigi pealinnale. Et kuidas see projekt alguse sai, mis me seal siis tegime, mis olid meie järeldused, mis olid probleemid ja kuhu siis edasi. Et kindlasti nagu Tallinna linn võimaliku sellise korruptsiooni probleemina vähemalt meedias ja ka ametlikus kuritegevuse statistikas oli üsna kaua figureerinud üsna kõrgel kohal. Tõsi küll, et kui jagada seda võib-olla ametnike arvuga või elanike arvuga, siis see probleem ei paista nii suur, aga kindlasti väga paljude jaoks Tallinna linn ja need probleemid vähemalt osade jaoks võrdus siis kohaliku omavalitsuse korruptsiooni erinevate probleemide näidetena. Ja teatud põhjustel siis linnavalitsus otsustas, et tuleks selle probleemiga teadlikumalt rohkem tegeleda ja kaasasid siis Soreneni advokaadibüroo seda tegema, aitab. Ja et rääkida lahti see formatsioon, kuidas see tegelikult toimus, oli see, et tegelikult linn moodustas eraldi töögrupi, mis koosnes ametnikest, mida juhtis siis linnasekretär. Ja meie olime nagu väline nõustaja selle juures. Ja põhjus oligi nagu karusaadavalt selles, et selliste strateegiate loomisel tegelikult selline sisemine valmisolek ja tahe on sageli olulisemad kui sellised välised nõuanded.
Ja veel kohe alguses tuleks ära öelda, et miks valiti siis Soranini advokaadibüroo, et nagu toonane linnapea Taavi Aas ütles, et nime järgi valiti. Et samas me kohe ära õiendame see, et endise linnapea Taavi Aasaga meid mingi sugulusside ei seo, kuigi meil on samad nimed. Okei, ja nii see projekt alguse sai ja veel, et kõik oleks avatud läbipaistev, et tegelikult me olime osalenud varasemalt ühes riigihankes, mille tulemusena ka siis meid selle projekti peale valida. Ja mis me siis tegime ja kuidas siis meile neid võimalused anti? Tegelikult ma pean tunnustama kindlasti kogu seda protsessi linna poolt vaadatuna selles mõttes, et meile anti täiesti vabad käed nii teemade valikul kui ka probleemide otsimisel. Kõik informatsioon, mis me küsisime, meile anti ja kõik ettepanekud, mis me teha tahtsime, me ka teha saime. Et meil oli küll töögrupiga selline pidev ja vastastikune tagasiside andmine, aga nende märkused ja tagasiside oli pigem tehniline ja ühtegi sellist ka meie enda arust üsna kriitilist ettepanekut, mis me tegime, vaidlustama ei kiputud. Veel, et kuidas me siis selle protsessi üles ehitasime, et kindlasti kõik need, mis täna on ka juba kõlanud, erinevate rahvusvaheliste institutsioonide, sellised paremad praktikad, Riigikontrolli auditid, erinevate erakondade rahastamise järelevalve komisjonide ettekirjutused, et kõik see sai aluseks võetud. Et seda kindlasti ei hakatud me ehitama tühjale kohale. Ka täna juba mainitud see korruptsioonivastaste strateegiate ISO standardit vaatasime nii edasi. Okei, aga siis oli eelmise aasta juunikuu, kui me hakkasime selle projektiga pihta ja päris ausalt öeldes, et ega meil ka täit ülevaadet eelnevalt ei olnud, et kui hästi või halvasti need linnas siis lood on, võib-olla oli käinud ainult meediast mingi pilt, et lood on väga halvad. Ja tegelikult esimese 2 nädala jooksul sai tegelikult selgeks, et kui me võtame lahti korruptsioonivastase seaduse, siis ega otseselt Tallinna linnale midagi väga ette heita ei saa. Formaalselt oli kõik enam-vähem okei. Kõik need sisekorrad, mida seadus nõuab kehtestada, oli olemas. Juba pikki aastaid tagasi oli loodud linna sisekontrolli teenistus, seal oli päris palju inimesi tööl. Viidi läbi erinevalt auditeid, oli toimunud korruptsiooni temaatilisi teadlikkuse tõstmise koolitusi ja koguti erinevad deklaratsioone, neid kontrolliti ja asutused raporteerisid keskaparaadile erinevatest korruptsioonivastaste meetmete rakendamisest. Ja me kuskil seal olimegi, juuni lõpus olime veidi hädas, et mis me siis mis ettepanekud mis teeme, et kõik olid enam-vähem olemas, mis paberi järgi peaks ühes omavalitsuses olemas olema, kes tahab näidata välja, et korruptsiooni võetakse siiski piisavalt tõsiselt. Samas teine asi, mis me seal kõrval ju kogu aeg ka nägime, oli see, et ütleme see selline probleem, mis eelkõige puutus mõnes mõttes sellist poliitilist korruptsiooni, siiski oli jätkuvalt olemas ja teatud selline sõnade ja tegude lahknemus, mis on üks väga suur probleem korruptsioonivastases võitluses, oli selgelt jätkuvalt päevakorral. Samas läbi viidud intervjuud, mis me seal erinevate ametnikega tegime, tõid välja teatud sellise lootuse. Kõik ametnikud tavaliselt lootust, et tegelikult nüüd uue linnapeaga, kes on nüüd siis juba ministriks vahepeal saanud, tegelikult sellised ootused ja suhtumised on tunduvalt paranenud ja tegelikult seda initsiatiivi korruptsioonivaba Tallinna loomiseks ei peetudki naljaks, vaid inimestel oli teatud lootus, et sellest võiks tõesti midagi positiivselt sündida. Okei, veel järgmine aspekt, mis Tallinna linna puhul tegelikult oli üsna suur väljakutse on see, et tegelikult Tallinna linn on väga suur. Tallinnas töötab umbes 20 000 inimest, on linna palgal erinevates formatsioonides töölepinguga ja ametnikena. Tallinna linn
koondab endas peaaegu 300 erinevat asutust, äriühingut, sihtasutust. Tallinna linna eelarve on peaaegu 700 miljonit eurot, et et see on nagu tohutu suur organisatsioon. Samas, kui me vaatame võimalik korruptsiooniriske, siis ka need terve palett alates süüteomenetluse läbiviimisest, lõpetades seal detailplaneeringute ja sotsiaaltoetuste jagamisega, et hästi selline suur ja seetõttu sellise fookuse seadmine oli ka üks väljakutse meil selles strateegia nõustamise käigus. Ja ja siis tegelikult üsna pea saigi siis selgeks, ma arvan, seal kuskil juuni lõpus, et tegelikult Tallinna probleem, kui me vaatame korruptsioonivastast võitlust, ei ole mitte niivõrd selliste formaalsete kordade ja selliste eeskirjade puudumine, vaid tegelikult üks probleem, millega selgelt Tallinna linn oli ja võib-olla on täna vastastik on nagu see, et selline tegelikult vähene usk, et linnavõim tahab ennast parandada ja et teatud selline väärtuste, jutlustatud väärtuste ja tegelikult tegude vastuolu. Ja seetõttu me võtsime ühe eesmärgi endale see strateegia loomisele, et need ettepanekud, mis me teeme, peavad mõnes mõttes näitama ka seda, et linnavalitsus võtab seda tegevust tõsiselt ja võib-olla on valmis ka võtma vastu mõned poliitiliselt ebamugavad otsused, mis kindlasti võivad võimul oleva erakonna mingisuguseid toitumisahelaid häirida, aga et see oleks tegelikult tõestus, et seda asja võetakse tõsiselt. Sest ütleme, naljaga pooleks öeldes, et ma alguses juba ütlesin seal seda, et kui te tahate advokaadibüroo tegelikult tasuta nõuannet, siis me ütleme, et korruptsioonivastase võitluse kontekstis oleks soovitatav, kui aeg-ajalt linnavõim vahetuks. Aga ütleme, kuna see nõuanne tõenäoliselt niimoodi ei ole kohe määratud realiseerima, et siis raha eest me oleme natuke põhjalikumalt nõus seda teemat vaatama. Ja ütleme siis, tuleks nüüd siin aja kella vaadates siis need ettepanekute juurde, et mis me siis tegime, et me võtsimegi siis välja need asjad, mis otseselt seaduse mõttes ei ole ebaseaduslikud, mis ei ole seaduse mõttes korruptsioon, aga mis selgelt tegelikult avalikkuse jaoks on teatud onupojapoliitika ja erakonna või ametnike isiklike eelistuste esiplaanile seadmine siis avaliku huvide ees, mis seal näiteks kohaliku omavalitsuse eelarve kontekstis. Ja ettepanekud, mis me seal siis tegema, oli see, et tegelikult tuleks riigi äriühingute eeskujudel depolitiseerida kohaliku omavalitsusi äriühingute nõukogud, mis on tegelikult või olid tegelikult väga selgelt sellise poliitilise vahetuskauba osa, samuti teatud kommunaalpoliitikutele täiendav sissetuleku allikas. Teine osa ettepanekut puudutas personalipoliitikat, samamoodi ühest küljest on siin teatud vastuolu, et ühest küljest kindlasti valitud ja seatud kohaliku omavalitsuse esindajatel peakski olema teatud küsimuste suurem sõnaõigus ja mitte lastma kõiki asju ametnikele otsustada, et kuidas moodustada siis selline koostöövorm, et üks ei domineeriks liialt teise üle, et siis samamoodi tegime ettepaneku, et kõrgemate linna ametiisikute ja äriühingute juhtide valikuprotsess peaks olema vähem politiseeritud, et see valikukomisjon ei peaks sisaldama poliitikuid, samas lõpuotsuse loomulikult teeb poliitik, kellel on võimalik see kandidaat tagasi lükata headel põhjustel, kui tal neid on. Sama reegel tegelikult käib meil täna valitsuse, keskvalitsuse tasandil kõrgemate ametnike atesteerimiskomisjoni kaudu. Veel ettepanekuid, mis me tegime, puudutasid selgelt linnasüsteemi optimeerimist. Tõesti, meie enda jaoks tuli välja täiesti kurioossed asju, et on asutusi, kus töötab ainult 3 inimest, on linna äriühinguid, kus nõukogu liikmeid on rohkem kui seal äriühingus töötavaid inimesi. Ja üks asi on asutuste väiksus. Probleem on selles, et kui me vaatame korruptsioonivastast võitlust, siis
tegelikult asutusjuhil on väga palju ülesandeid ka korruptsioonivastane seadus pannud ja on väga selge, et ühe sellise väikse asutuse juht, kellel on neid kohustusi, ülesandeid liigagi palju, et tema suudaks läbimõeldud tegeleda ka korruptsioonivastase võitlusega selles asutuses, on üsna palju isegi talt nõuda. Et need olid hästi lühidalt kokkuvõttes meie ettepanekud, nende kriitilisemate ettepanekute kindlasti põhiosa ongi see, et need ei olnud midagi otsest ebaseaduslikku, mis me tänases linnavõimu toimetamises nägime, aga just teatud sellise näilise korruptsiooni problemaatika seal sees oli ja me leidsime, et need ettepanekute elluviimine peaks siis tegelikult ka näitama seda, et linnavalitsus võtab seda korruptsioonivastast tegevust tõsiselt. Veel käsitlesime seal ka tänases ettekannetest juba Riigikontrolli esindaja poolt läbi käinud seda siseaudiitori sisekontrollisüsteemi arendamist, et tegemist on üsna keeruka probleemiga tegelikult, et tõepoolest isegi Tallinna linna sisekontrolli või süsteem ei vasta sellele KOKS-is viidatud siseaudiitorite süsteemile, mis iseenesest on vabatahtlik ja sellega kaasneb teatud hulk probleeme, et tõepoolest, kuigi me ei leidnud tõestusi otseselt selle kohta, et mingisuguseid auditi teemasid oleks väga palju üritatud mõjutada või auditi järeldusi oleks üritatud revideerida, aga siiski oli näiteid, kus tõesti linnavõimu tegemise suhtes kriitilised auditid pandi mingiks ajaks ootele. Neid päris ära ei kaotatud, aga mõned kuud nad olid sahtlis ja selle eesmärk oli siis see, et selle mõne kuu jooksul siis linnavalitsus saaks selle probleemi juba ära lahendada ja siis, kui see audit läks avalikuks, siis sai linnavalitsus ka juba raporteerida, et aga probleemi enam ei ole, et vahepeal lahendasime selle probleemi ära, ehk siis selle probleemse auditi avaldamisega sai juba raporteerida ka lahendust, mis linnavalitsuse võib-olla mingisuguses vaatepinktis oli väga mõistlik tee selle auditiga ümberkäimiseks, aga kindlasti see jättis mulje sellest, et see sisekontrolli teenistus ei ole päris sõltumatu just selles osas, et tegelikult linnavõim, keda kritiseeriti, sai seal need auditid panna mõneks ajaks seisma. Okei, ja nüüd päris lõpetuseks see, et kuidas edasi. See, mis me aitasime teha, ta ei ole otseselt korruptsioonivastane strateegia, sest et kindlasti inimesed, kes strateegiat kokku puutunud, teavad, et sellel juures on siis palju komponente nagu ressursid, ajaplaan ja nii edasi, et see meie ettepanekud lihtsalt tõid välja need valdkonnad, mida peaks linnavalitsus edasi arendama, aga see, kuidas täpselt ressursid paika pannakse, millise ajakavaga edasi liigutakse, see jäi ikkagi linnavalitsuse ülesandeks ja nüüd tegelikult, kui ma ei eksi, siis mai lõpuks peaks töögrupp siis välja töötama ja linnavalitsusele kinnitamiseks saatma juba konkreetse rakendusplaani, kuidas sellega edasi liikuda. Linnavalitsus iseenesest kiitis selle raporti heaks, ehk siis ta näitab, et palju nendest ettepanekutest siis ellu viiakse ja kindlasti siin on ka väga palju küsimust siis uuele linna peale, et kust otsast ta nende ettepanekute elluviimisega asub, et meie raportis esimese koha peal on igatahes siis nende äriühingute nõukogude depolitiseerimine ja mõningate äriühingute olemasolu vajalikkuse üleüldse kaalumine, et kas neid on üldse enam vaja või mitte. Selge, aga sellega ma praegu lõpetan, kuna tõesti aega on vähe, et järgnevalt jätkub siis paneel diskussioon, et ma seal saan ka osad asjad välja tuua, mis siis puudutasid Tallinna linna, seda strateegia nõustamise käigus, millega me kokku puutusime, aga kindlasti järgnevalt on hea meel kutsuda siia paneeli siis tõesti kohalike omavalitsuste otseselt seotud ametikandjad ja tegelikult nende nimed käisid eelnevalt juba läbi, et Teet Lill, siis Tartu vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees, Ants Erm, Viimsi vallakogu revisjonikomisjoni esimees ja Andres Laisk, Saue vallavanem.
ja mul on hea meel ka alustuseks tõdeda, et vähemalt osade inimestega on mu elu juba mind ka kokku viinud. Ikka õige nurga alt. Ikka õige nurga alt, jah. See oli see, kui tema tuleb, või kui mina lähen tema juurde, see oli see vale. Täisnurk, jah. Ja, aga tegelikult me siin Tallinnast nagu alustasime, et siin mõeldes siis natuke seda paneeldiskussiooni nagu läbi, et siis ongi plaan see, et siin järjest inimesed siis räägivad oma kogemustest ja pärast siis selliste küsimuste vastuste vormis proovime siis mingid teemasid täpsustada, ja siin tegelikult ma annaksin Andresele sõna, et mis on tema siis nii pika ka karjääri jooksul olnud need korruptsiooniriskid, väljakutsed, kuidas nad on läbi aja muutunud, kuidas need teadlikkus on nendest muutunud ja mida siis nende riskidega pagan on olnud võimalik ette võtta. Aitäh. Esindan siis tõepoolest Saue valda ja kuna ajahorisont on täna meil nõnda õbluke, siis mul oli tegelikult siin üks 15 punkti, millest ma tahtsin rääkida, aga tõenäoliselt ma pikemalt peatun neist kahel. Võib-olla algatuseks see, et kui ma 10 aastat tagasi Saue valda juhtima asusin, siis minu taustaks oli eelnevad 8 aastat sellises organisatsioonis nagu Finantsinspektsioon, kus ma tegelikult töötasin finantsaudiitorina. Ja see keskkond, kus ma omavalitsuse süsteemi tulin ja mida oli siis 8 aastat arendatud väga jõuliselt toona, kus sisekontrollisüsteemidel ja kõikvõimalikel sellistel mehhanismidel oli väga suur osatähtsus panganduses. Et oli nagu öö ja päev, et kui ma oleks, ütleme siis nagu elektrilongist sellisesse režiini istunud, ma ütleksin ausalt. Ja see oli iseenesest nagu midagi, mis ka pani mul kohe ohutule panema. Ühelt poolt nii-öelda uues valdkonnas oli ka midagi, millest mulle tundus, et ma saan kinni hakata, et see on midagi, mida ma oskan. Sest ega uuel vallavanemal on ju ilmselt vaja ennast tõestada kuskilt ja tegelikult sai siis hakatudki muude asjade hulgas mõtlema koheselt ka sellele, kuidas töötada välja kogu see sisekontrolli mehhanismide pakett, kuidas käivitada mõistlikult siseaudiitori funktsioon, kuigi sel ajal toda ei olnudki õigesti seaduses reguleeritud. Ja kuidas sellesse pilti tuua ka siis omavalitsuse allasutused ja sidus- ja tütarettevõtted, mida siin on täna mitu korda rõhutatud, ja seda ma pean ka ütlema, et me hiljem nägime, et kui me selle esimese ringi ehk et omavalitsuse struktuuri suutsime ära katta päris kenasti ja päris kiiresti, siis tulenevalt ressursipuudusest, tulenevalt erinevatest põhjustest, olgu siis näiteks ühtse raamatupidamise puudumine tütar- ja sidusettevõtete puhul, sinna me jõudsime oma sellise järelevalvemehhanismiga ja võib-olla igale poole pole isegi täna jõudnud, sest teadupärast 1,5 aastat tagasi Saue vald ühines mõne väiksema partneriga ja täna me tegeleme uuesti, võib öelda ringiga otsast nende samade baassüsteemide rakendamisega ja nendes omavalitsuste allüksustes, mida me nüüd oleme endaga inkorporeerinud või kaasa saanud nii-öelda. Ja see on väga tähtis töö selles mõttes, et see algusest peale oleks üles ehitatud õigetele alustele, aga kui ma tuleks kord tänasesse päeva, või ta on osaliselt tänasesse päeva, siis minu meelest hetkel on üks, mida mina tunnetan pärast seda, kui meil organisatsiooni poole pealt tundub, et asjad võiks väga enam-vähem olla päris hästi, siis üks teema, mis minule viimastel aegadel on just kõneainet pakkunud ja palju ka probleeme tekitanud, on volikogu liikmed, tegevus ja tajumine, mis hetkest nad lõpetavad tegevuse nii-öelda avalikes huvides ja asuvad erahuvi positsioonile. Ja meil on läinud see siin ühel juhul isegi selline välja, et ametnik on teinud lausa nii-öelda mõjutamise teate. Ja see on võib-olla mingi uus vaade, kus kuigi meil on 27 volikogu liiget ja seda kindlasti ei saa üldistada, aga me räägime võib-olla 1-2 inimesest konkreetselt, loomulikult nimesid nimetamata, aga välja tahan tuua just selle, et kui volikogu liige nii-öelda rakendades telefoniõigust endale võib-olla aru andmata mõjutab ametnikke kas siis endale või siis nagu ta ise armastab sageli ütelda või nad ise armastavad sageli ütelda oma valijatele soodsate otsuste tegemise suunas. Et ma olen oma valijatele seda lubanud, et see tundub nagu võib-olla esmapilgul jube süütu, aga tõepoolest meil on ta ühel juhtumil viinud
selleni, et ametnik võttis lihtsalt kätte ja kirjutaski sellele täna nimetatud info aadressile ja ütles, et kuulge, et nüüd on niisugune lugu, et mul on mõjutamise kahtlus. Ja mina ütlen ausalt, et mina ütlesin ametnikult väga tubli. Hästi tegid. Mina olin varasemalt ütelnud, et mingisugust erikohtlemist ei tohiks volikogu liikmete puhul olla, et see ongi niimoodi ja see on meie organisatsiooni sisemiselt selgelt nagu paigas, et teil ei ole mingit kohustust volikogu liikmeid eelisjärjekorras teenindada. Ja selgelt nagu asusin teda toetama. Ma usun, et ma jõuan nüüd oma jutuga viimasesse punkti siin sissejuhatavas sõnavõtus, et tegelikult hästi oluline on see, et organisatsioonis julgetakse, üks asi on loomulikult see teadlikkus, millega me oleme tegelenud ja siin tõepoolest oli meil koostööpunkt ka Normaniga, kes käis ka meil koolitusi tegemus, aga et ka organisatsioonil on olemas see julgus ja tugi inimestel, et neid toetatakse, kui neil on kahtlus, et kuskil ühes või teises osas selline mõjutamine või muul viisil nii-öelda kahtlust äratav tegevus võiks tekkida. Sest usute või mitte, aga eriti just väiksemates kohtades väga sageli on volikogu liikmetel hämmastav autoriteet ja ametnikud lihtsalt ei julge või siis ei soovi oma seisukohtade või kahtlustega lagedale tulla ja kui organisatsioon ei suuda tagada seda turvamehhanismi, siis sealt juba algusest peale läheb kõik logisema ja ma arvan, et siin on hästi oluline roll vallavalitsusel ja juhtkonnal seda turvamehhanismi tagada. Ma praegu lõpetaks. Ja, võime sinna otsa siis minna kohe. Ma jätkaks siis samal teemal ka ja ma nüüd tema räägis siis vallavanema seisukohalt tegemisi, mina räägin siis kui volikogu liikme seisukohalt, et kui oli aasta 2015, ma siis vaba kuulaja osalesin ka volikogu istungil, kus siis tagantjärgi kiideti lepingud heaks nende osas, millele vallavanemale esitati korruptsioonikahtlustusega. Ma esitasin ka selle kohta vaide ja siis nägin, kuidas seda vaide, ütleme, volikogu oma pädevus ületas seda vaiet lahendas. Ma juba siis esitasin küsimuse, mis siis, kui volikogu on korruptiivne ja teda on võimalik mõjutada, aga nüüd sest olen ka volikogu liige. Ja enam ei ole. Ei, ma räägin praegusel hetkel ma olen siis ka nüüd volikogu liige ja ma esitasin endale täpselt samasuguse küsimuse, kui meil on nüüd ka aktiivselt ka siis saame kaasa lüüa volikogu õigusaktide loomisel, üks oli siis ka vallavara eeskirja uus kinnitaminega. Ja siis ma esitasin täpselt samasuguse küsimus, esitasin ka nende arutelule viibijatelega, mis siis, kui volikogu ongi korruptiivne ja teda on mõjutav. Siin on ka räägitud teadmatusest ja rumalusest volikogu liikmete osas ka. Ja siit oleks ka kohe tuua sellised kiirelt põgusalt üles tuua kiiret näiteid ka. Siin küll mainiti, et kui siin toimub siis maade võõrandamine, et siis kellegi lähikondlastel, aga nendest võõrandamist ikkagi võtavad osa, et siin toongi kiiresti 3 näidet otsustuskorras, kus võõrandati kahjulikult siis vallale kahjulikult siis maid ja need, kes otsustuskorras rõhutan siis need maatükkide omanikuks said, olid näiteks Tartu linna ja suurem kaubandusettevõtte asutaja, ettevõtte, kelle juhatuse liige kandideeris viimastel Riigikogu valimistel ka, ettevõtte, kelle juhatuse liikmed juhivad, ütleme siis Eesti Aru, ütleme üle-euroopalise firma Eesti Aru ja siis need põhjused, mis siis nagu andiski, mis ma tahan nagu rõhutada, siis andiski siis eeskiriga. Toodi selle põhjuseks, et eeskirjas oli kirjas, kui on 1000 eurot bilansiline väärtus, alla sellega siis 886 euro bilansilise väärtuse asjaoludel saigi otsustuskorras 2 sellist maa võõrandamist teostatud ja ühele toodi siis hästi lihtsaks põhjuseks, et 2,5 aastat tagasi toimus enampakkumine, mis nurjus ja siis andis ka õiguse siis otsustuskorras võõrandada neid asju. Kuhu me täna antul hetkel oleme ka jõudnud, eks, et ühega käib Tartu vald kohut ka, teisel juhul jälle ületati oma pädevus, sinna notariaalses lepingus sõlmiti sellised tingimused sisse, kus siis vallale läks see maatükk kallimaks maksma ja kolmandal olukorras üldse ei saanud aru, millega seal oligi tegemist, et kui notariaalselt toimus leping ära, siis 5 päeva hiljem siis 90% vald maksis selle raha tagasi ja ka ikkagi selliste käikudega sai siis
see omanikuks, lisaks ta sai ka siis, kes see seotud isik oli, sai ka endale siis järve ääres 50 aastaks 2,5 hektarise maatüki, et seda kõike kindlustada, sõlmiti sinna ka sisse sellised klauslid, et kui volikogu kunagi sellest taganeb lepingust, siis on see 10 000 eurone leppetrahv pluss siis ka muud kulud ka. Et mis ma siin tahangi selles mõttes nagu öelda, et ongi siis need õigusaktid ka ja ongi siis võimalik siin ka Airi mainis, et ongi siis see põhjus siis ka ikkagi võib-olla sellest rahaahnusest ka ja noh, siis ka tuua näiteid, et kuidas oli võimalik siis, et enampakkumisel hind läheb hästi suureks, tõstetakse, ühtegi pakkujat ei tule, siis hakatakse läbi rääkima ja tulevadki sellises otsuskorras kahjulikud siis ütleme vallale antud hetkel ka need tehingud ka. Et siin tahakski nagu küsida, et ei ole avalikkus selles infos ka kuulnud, et kuidas käib näiteks väärteokorras karistamised ka. Korruptsioonivastase seaduse paragrahv 17, kus ütleme, korruptiivse mõju ja vahendi ja ametiseisundi korruptiivne kasutamise puhul, et ei ole kuulnud ka, kuidas seda nagu väärteokorras karistatakse ka. Ja kas ütleme, et mis see tähendab siis see omakasu, eks. Sellised näiteid on siin hästi palju toodud, et üks ongi selline, et me mõõdame siis seda korruptsioonist seal karistust, ütleme kuriteo korras, et seal peab olema mingi rahaline kasusaamine, kui seda rahalist kasusaamist ei ole, juba mainitud siin ka Tallinna linna puhul selle onupoja poliitikad, et kus need käivad need hindamisfaktorid, kus omakasu algab ka. Et kas annab ka siis riigipoolne kontroll, et ütleme sellised tehinguid ütleme seal kinnisasjaga tehakse, et kas ennem see peaks andma keegi sellega üle vaatama, kas on ka siis seaduslik tagama. Toome siin näite see Sangaste lossi juhtumiga. Et 3 aastat hiljem Rahandusministeerium ikkagi siis ütles, et see oli seadusvastane tegu, aga see on hilja, et oleks selline lähenemine koheselt olnud. Ja ütleme, sellises vaatevinklis on siis paljusid asju, eks, kus siis hakkabki mängima, ütleme, kas meie siis nõrgad eeskirjad, korrad, kus siis saab väänata selle asja enda kasuks ka. Ja siis lõpetuseks, me teame, meil on kiire ka, et ma räägin siis sellise ühe olulise teema ka, mis tulebki nagu võib-olla see rahahnusega seoses ka. Et palgajuhendites on tihti siis ära märgitud alati selline hea lause, et siis teenistujaid premeeritakse võrdsetel alustel ja premeerija on siis meil alati siis ka siis linnapea või vallavanema oma käskkirja alusel. Ja mis meil siis varem oli, meil oli siis ka kirjas vallavanema töötasu otsuses, et teda alati kõiki tasusid makstakse võrdsetel alustel teiste vallavaleks ametnikuga. See tekitabki sellise olukorra, kus siis vallavanem määrab siis preemiat, siis ta ka ametlikult tegi ametliku endal preemia. Muide, kolleegile tahan ka ütelda, Viimsi vallas on samasugune kord olemas ekstra, mis siis, et seadus on juba selgelt ära reguleerinud, kuidas käib hüvitiste maksmine linnapeale ja vallavanemale, aga teil on eraldi kord samamoodi, et kui makstakse preemiat vallavalitsuse töötajale, siis ametlikult saab ka teil vallavanem ja vallavalitsuse palgaline liige sellist tasuga. Ja nii need asjad on käinud ka, ütleme siis, mis kõik võiksid ka vaadata oma lähetuskorrad üle, kui minnakse asjaga kurjasti sinna kallale ja paljudes kohtades ongi siis need ise otsustamised, kus ma tõin siia näite, et võrdsetel alustel preemia maksmine annab ka siis ametlikult siis ilma volikogu otsuseta otsustab ta siis ise enda eest ka jälle seda preemia maksmist, samuti ka nende lähetustel, kui kasutatakse kurjasti. Aga lõpetuseks, et Norman saatis siis, eile saatis ka seda, et mis teil siis tehtud on ka. Ja ma tükk aega mõtlesin, et mis meil tehtud on, et siin ka peaprokurör ja Lavli ja Riigikontrolli nõunik ütlesid ka sellise väga hea lause, et kõik oleneb peast, eks, ja kas ta mädaneb või mädanega. Et kui ta on, ma usun siin Saue vallavanema, kui ma seda oma
algatuseks seda ka rääkis, et kui oleks ka mingi sellised kõik vallavanemad, et on aus ja usaldusväärne ja läbipaistev. Ja nüüd ma siis loeksingi lõpetused kiiresti kokku, et kus me olime nagu siis alguses, eks, ja kus me nüüd nagu praegus oleme, eks. Et praeguseks meil ongi siis see olukord, et meil on paremaks läinud, eks. Andmekaitse Inspektsiooni, ütleme siis korduvalt tehtud märkuste tõttu on nüüdseks kõik dokumendid seadusele vastavalt registreeritud, tehingud on avalikustatud. Volikogu komisjonides käib aktiivne eelnõude üle arutamine, mida varasemalt selliseid asju toimunud. Ja nüüd tuleb ka siis Normanile selline, mis me oleme saavutuse teinud ka. Meil üks siis äriühing, kes on 100% alla osalusega, on siis mehitatud mitte volikogu liikmetest, mitte vallavalitsuse liikmetest ja nendega seotud isikutest ongi siis oma ala spetsialistid ka. Ja mis puutub siis sisekontrolli süsteemi tõhustamisse, siis samuti meil on siis eraldatud eelarvest vahendid ja me alustamegi siis sellega kõigepealt koolitusega, riskijuhtimise koolitust ja siis on kohe plaanis ka riskianalüüs tellida, et meil on see raha olemas, kui me saate ka meie hankes osaleda, aga tulevikus, kui me selle välja kuulutame. Ja mis puutub siis ka siin sellest nagu räägitud eelnevalt kokkuvõtetes, et meil on ikkagi see nüüd volikogus kord olemas ka. Ja kui seda asja ei ole komisjonis arutatud, siis sellised asjad hääletusele enam ei lähe. Minu poolt siis kõik. Palun, Ants. Aitäh. Tähendab, ütlen kõigepealt endast, et ma olen väga värske kohalik poliitik, valitud 17. aasta sügisel volikogusse. Tõsi, ma olin kunagi 30 aastat tagasi Tallinna volikogus ja siis ka revisjonikomisjoni liige. Praegu esimees, aga ma ei taha rääkida üldse nii palju revisjonikomisjonist praegu, kuivõrd üldisest olukorrast ja ma kahtlustan, et mitte ainult Viimsi vallas, vaid see probleem on palju suurem. Kui siin esines proua Airi Mikli Riigikontrollist, ühesõnaga rääkis seda Hiiumaa juhtumit, siis mul oli kangesti tahtmine küsida, et mis oleks juhtunud siis, kui Hiiumaa volikogu ei oleks oma viga parandanud. Äkki oskate öelda? Siis oleks juhtunud peaaegu nii nagu Jõhvis. Siis oleks juhtunud peaaegu nii nagu Viimsis. Siis olekski jäänud nii, sellepärast, et kui volikogu ei täida seadust, siis ei ole tegelikult mingit mehhanismi, et teda seadust täitma sundida. Ja ma räägin teile meie näite. Aga Justiitsministeerium teeb üksikaktide järelevalvet, kui on avalikes huvides tehtud rikkumine. Justiitsministeerium, Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 75 märgiga 3 järgi. Aga ma räägin oma näite edasi. Tähendab, valiti meid siis ära, koalitsioon tehti ära, kihku-kähku komisjoni moodustama. Väga viisakalt vallavolikogu esimees saatis kõikidele nimekirjadele, saatis, et palun esitage oma kandidaadid komisjonidesse. Kõik nimekirjad esitasid, ka opositsiooni nimekirjad esitasid, me natuke leppisime kokku isegi opositsioonis oma vahel. Ja siis komisjoni moodustamine, valime komisjoni esimehed, seadus näeb ette, et valitakse esimese aseesimees korraga, see tähendab, et koalitsioon sai esimehe kohad, opositsioon sai aseesimehe kohad. Ja siis esimehed samal istungil kohe. Esimehed hakkasid kõpp-kõpp nimekiri, hääletage poolt komisjoni liikmed. Vaatasin esimest nimekirja, ühtegi, seal on ka väljapoolt, nagu te teate, eks väljapoolt võivad olla. Ühtegi ühesõnaga meie nimekirja esindajat ei olnud, mõtlesin, meid oli 2 inimest volikogus ainult, et ju siis on mõned teises.
teises ka ei olnud, hakkasin kahtlema. 3. hääletasin vastu, 4. hääletasin vastu, 7. oli vastu. Ühesõnaga puhas vuuk. Opositsioon peale nende aseesimeeste kohtade ei saanud mitte ühtegi komisjoni kohta, ei komisjoni ei volikogu liikmed ei saanud ega väljaspoolt volikogu ei saanud. Ühesõnaga koalitsioon tegi täieliku puhta huugi. Okei, hakkasin siis protestima, sellepärast et seadus, nagu te teate, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, ütleb, et volikogu komisjonide moodustamisel tuleb arvestada erakondade ja valimisliitude osakaalu volikogus. Ma ei mäleta, mis me ennem tegime, kas me pöördusime õiguskantsleri poole, meil vist ei olnud aega, me kutsusime erakorralise istungi ka kokku, et parandame oma vea ära siis. Ei mida. Ühesõnaga samasugune teerull sõitis üle, volikogu esimees ütles, et tema ei saa aru, kuidas ühesõnaga sellist asja peab, kuidas seda osakaalu peaks arvestama ja kõik jäi endiseks. Pöördusime õiguskantsleri poole, õiguskantsler toetas, aga tema ütles, et tema ei saa midagi teha, sellepärast, et tema ei saa volikogu tegevusse sekkuda. Käisime läbi 3 kohtuastet. Halduskohus ei võtnud menetlusse, öeldes, et volikogu liikmel puudub kaebeõigus. Peale selle me saame oma õigust teostada hääletamisega. No tule taevas appi, mille vastu me protesteerisime. Selle vastu protesteerisime, et me ei saanud hääletamise, et seda õigust ei saa hääletamisega teostada. Ringkonnakohus samamoodi. Jõudsime tegelikult Riigikohtuni välja. Riigikohus võttis isegi menetlusse. Menetles aasta aega. Ja nüüd peale paar nädalat tagasi siis tuli lõpuks otsus täpselt sama, et teil puudub õigus pöörduda kohtusse ja puudub õigus pöörduda kohtusse. Ühesõnaga, mitte ükski kohtuinstants tegelikult mingisugust otsust ei teinud. Mitte keegi ei ole öelnud, et meie taotlusel ei oleks alust. Mitte keegi ei ole midagi otsust. Lihtsalt kuulutatakse volikogu liikmed lindpriideks, kellel ei ole õigust pöörduda kohtusse. Põhiseadus ütleb, et igal ühel on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse. See käib nii kodanike, mittekodanike, see käib vangide, illegaalide, juriidiliste isikute kohta, see käib kõige kohta, aga volikogu liikmete kohta ei käi. Nimelt, härra Norman Aas, ma ootaks kommentaari. Mis me peame tegema? Et õieti hääletama. Hääletame. Kes on poolt? Et tegelikult, ütleme, jätkates seda tegelikult sama teemat, et ega mul konkreetsele probleemile nagu lahendust ei ole, aga just ka selle Tallinna projekti poolt vaadatuna võib tegelikult öelda, et kui me üldse räägime korruptsioonivastasest tegevusest ja võib-olla ka teatud sellisest poliitilisest viisakusest seaduste tõlgendamisel, siis ega paratamatult ei ole alati sellist kõrgemal seisvat riigiorganit, kes tuleb ja siis selle jõuga nagu läbi surub, et seetõttu ega selle kohaliku omavalitsuse tahe ja soov ja selle juhtkonna eeskuju tegelikult on väga kriitiline, et ja kui seda ei ole, ega siis ei saagi need asjad nagu paremaks liikuda, kuigi mitte Tallinna kontekstis mul on üks teine näide, kus mulle tundub, et sellise järelevalve ja pidevate ka võib-olla kriminaalasjade tulemusena tegelikult midagi nagu muutus ka seespool, et see on see kurikuulus või kuulus linnameedia ja selle kasutamine, teavituskampaaniate kasutamine seal valimiskampaaniaks, et see seal erakondade rahastamise järelevalvekomisjon tegi väga palju ettekirjutusi, nõudis neid rahasid välja. Seal olid ka mõned kriminaalasjad, kus tegelikult lõpuks defineeriti ära, et mis on valimisreklaam linna raha eest ja mis nagu mitte.
ja nii-öelda lõppkokkuvõttes tegelikult enne viimaseid Riigikogu valimisi Tallinna linnavalitsus tegelikult kehtestas ise enda sisemise akti, et linnameediat ei tohi kasutada valimisreklaamiks ja ütleme niimoodi, et kas oli siis nii-öelda selline sunnitud valik või tõesti sisemine äratundmine, aga ma arvan, et ka siin saalis olijad mõnes mõttes võivad nagu möönda, et vähemalt nii-öelda Tallinna linnameedias viimaste valimiste aeg küll sellist möllu ei toimunud nii-öelda nagu varasemate valimiste ajal, et minu jaoks oli see nagu üks näide, kus sellise nagu välise surve ja võib-olla sisemise nagu äratundmise tõttu tegelikult asjad võivad muutuda. Aga ma kommenteeriks ehk sa sarnast olukorda mingis mõttes Saue valla poolelt, aga alustaks sellest, et mina olen alati olnud kõikides sellistes küsimustes nii-öelda preventiivsete meetodite poolt ja ma saan aru, et opositsioonis olles võib-olla on need raske rakendada. See sõltub väga palju sellest, kes sinna poliitikasse sattuvad. Nii nagu ka vallavalitsuse poolelt ma tahtsin tegelikult ennem öelda, et kõige tähtsam on ikkagi personali valik, et kõik saab alguse sellest, kes sul vallavalitsuses töötavad ja lihtsalt kui on kahtlus, siis inimene ei peaks töötama avalikus sektoris. Aga see on muidugi laiem ja keerulisem teema, aga ei häbene tunnistada, et juhtus meilgi see eksitus, kuna tegemist oli uue seaduse punktiga, siis alguses tõlgendasime seda kogemata valesti, ei saanud tol hetkel kas jätsime tähelepanuta või tõlgendasime valesti, isegi täpselt ei mäleta, aga istusime pärast seda kenasti teist kõikidega maha ja ütlesime, et see viga tuleb parandada ja komisjonide koosseisud said kenasti korda aetud. Ja ma usun, et sellest sai ka jälle nii-öelda preventiivse meetmena alguse parem koostöö volikogus selleks, et ei toimuks mingi pidev nii-öelda urgitsemine ja teisipidi siis kavaldamine, vaid et avalikus sektoris peab asja avalikult ja kui selline üldine mentaliteet juhtimises on avalik, siis ilmselt sealt edasi tulenevad ka kõik ülejäänud sellised õiged ja head praktikad omavalitsuse juhtimises. Aga see on minu isiklik arvamus. Ja, et lihtsalt sissejuhatuseks ka veel mainin, et sa mainisid seda dokumendiregistri kordaajamist, et mul on väga hea meel, et ühes konkreetses kaasuses ma pidin töötama Tartu valla dokumendiregistriga, et see oli omal ajal veel jube tõesti. Et aga nüüd on parem. Et palun. Ma tahtsin siis lisada ka omalt poolt seda, et ütleme, kui tuleb ka volikogu poolt õigusakt ja siis on ikkagi võimalik pöörduda et õigusakti kontrollimisega õiguskantsleri poolt, et meil näiteks on ikkagi palgajuhend üle vaadatud, Rahandusministeerium on vaadanud üle hankekorra ja rahandus, ütleme siis, õiguskantsleri kausa kaks korda vaatas üle ja tegi omad soovitused ja nagu teame, siis õiguskantsleri seaduses õiguskantsleri soovitus on siis omavalitsusele täitmiseks. Ja. Vot see oleks nüüd õudselt tore, kui sul õigus oleks. Et õiguskantsleri soovitus on omavalitsusele täitmiseks. Minu teada ei ole ja ega ta Viimsi vallavolikogu esimees ja vallavanem toonane Siim Kallas ei võtnud küll sealt täitmiseks. Nemad ütlesid, et ühesõnaga umbes niimoodi, et kui ma küsisin, et kas see ongi niimoodi, et seadust kommenteerida, et ongi niimoodi, et 2 võrdub 1 või jah, kõik on kokku korras. Meie juhtumis ikkagi õiguskantsleri soovitus aga võeti täitmiseks. Mul tekkis üldse nende, kuna Raas siin on, siis on hea küsida. Mul tekkis üldse nende Riigikohtu otsustega natukene küsimus, aga sellepärast, et see ei ole ainuke, mis täpselt sama protseduuri käis läbi Narva vallavolikogu Ants Kuti, kes ei saanud komisjonisse. Ma vaatasin täpselt samad põhjendused järjest kõiges. Ja siin on mitmeid olnud sedasi, et mis mind häirib on see, et kohus võiks otsustada või kohus peaks otsustama. Aga kohus lihtsalt kas ei võta menetlusse või lihtsalt ei otsusta ühesõnaga. Ja vaata, mul tekkis niisugune küsimus, et see mees, kes ise ütleb, et on puhas kui prillikivi, et mis see Riigikohtu otsus nüüd siis lõpuks on? Süüdi või süütu? Ta ei ole kumbagi. Riigikohus ütles, et tema üle ei saa kohut mõista. Süüdimatu.
ka mitte seda päris. Äkki me läheme liiga spetsiifiliseks. Aga et tegelikult siin viimane osa veel konverentsist tegelikult tuleb ka läbi viia, et võib-olla võtakski selle paneeli nüüd kokku, et teie enda hinnanguga, et ühel või teisel kujul ikkagi ka nüüd kohaliku omavalitsuse võimu juures nagu olnud, et kuidas nagu viimaste aastate jooksul on need probleemid nagu muutunud, on midagi muutunud, et kus see korruptsiooni risk on võib-olla ümber positsioneerinud viimastel aegadel? Kas mina alustan? No, mina pean ütlema ausalt, et ega Saue vallas ei ole nüüd sellist sõna otseses mõttes korruptsiooniriski väga suurena olnud võimalik defineerida ei enne mind ega minu ajal, et võib-olla kui mingit rõhuasetuse muutust viimase 10 aasta kohta tuua, siis ma julgeks arvata, et kui 10 aasta taguses ajas tehti, oli väga suur, kui üldse oli mingi osatähtus, siis oli see selle teadmatuse korruptsioonil. Ehk et asju tehti lihtsalt talupoja mõistusega ja enamasti see ka töötas, aga olid sageli tööle võetud allasutustes näiteks oma mehed ja naised, see oli täiesti tavapärane praktika ja 10 aastat tagasi sellest ei tähtud ka mitte midagi halba, eriti väikestes kogukondades, kus oli täiesti normaalne, et kultuurimaja juhataja mees oli kultuurimaja juhataja see kultuurimaja remondimees, eks ole. Ja tänases kontekstis ei ole see enam selgelt okei. Vähemalt ei saa seda tööle võtta kultuurimaja juhataja. Aga ma isegi täna möönan, et ega need lahendused ei ole ka väikestest kohtadest tingimata lihtsalt tulema. Meil on ka mõned juhtumid näiteks, kus üks asutuse juhataja tellis tagasihoidlikult oma abikaasalt transporditeenust ja ilmselt kõige parema sooviga ja see tuli meile ühinemisega kaasa, ehk see on nüüd nagu siis mitte Saue valla praktikatest, vaid nüüd juba pärast ühinemist. Ja ega ta ei mõelnud kindlasti midagi halba, ilmselt see teenus oli ka hea hinnaga, aga päeva lõpuks nagu protseduurireeglid oli rikutud, eks ole, ja jällegi ikkagi teadmatusest. Ma julgeks väita, et Saue vald oli selleks ajaks kõik need asjad juba läbi teinud, mis siis nüüd meile ühinemisega jälle uuesti otsast peale, nagu ma enam ütlesin, tulid. Ma usun, me seekord teeme selle tsükli kindlasti palju kiiremini läbi ja võib-olla ma täna hindaks isegi selles klassikalises mõttes korruptsiooniriski meie omavalitsuses ütleme pigem madalaks ja ma usun, et aasta pärast, kui me oleme suutnud ühinemise järgselt ka kõik tänase uue allasutuste võrgustiku kõike sellesse struktureerida ja kaasa tuua, siis seda enam ta seda on. Aga ma rõhutaksin siin veel kord, et omavalitsus kindlasti ei lõppe vallavalitsusega, vaid tegelikult ma näeksin, et see kõige suurem riskikolle võib-olla, kui me sellise poliitilise korruptsiooni välja võtame, siis kõige suurem riskikolle kipub olema just nimelt integreerimata süsteemidega allasutustes ja sidusettevõtetes. Ja seda kiputakse pahatihti ära unustama ja seal tegelikult meie oleme rakendanud seda praktikat, et me ikkagi, kuigi meil justkui üks ühele õigust vallavalitsuse tasandil allasutuse sisekontrolli reeglid kehtestada ei ole, aga me oleme siiski soovituslikul tasandil lähenud, et allasutuse juht võiks need samad reeglid selle kehtestada ja loomulikult reeglid on need sel viisil sinna rakendatud. Nii et ühesõnaga mitte ära unustada perifeeriat, et kui tundub et seal peamajas on kõik hästi, et siis tegelikult see pauk tuleb sealt puu otsast, nagu öeldakse. Tähendab, Viimsis, kui ma valmistusin enne valimisi, tegime kah korruptsioonikonverentsi seal. Vaatasime sinna niisuguse päris sügavale tagasi ja vähem sügavale tagasi. Siis oli see pilt ikka üsna kohutav. Ja ausalt öelda põhiline korruptsiooniallikas, mis ikkagi oli, see oli ikkagi kinnisvara, see oli maa, need olid krundid. Ja kuni lõpuni välja, praegu me ei ole avastanud otsest, ei ole avastanud korruptsiooni, ma ütlen tõesti sedasi. Need juhtumid, mis praegu üleval on ja kohtus on, need on varasemast ajast, nagu te teate. Aga niisuguseid kaudseid asju, mis mul kaks asja. Üks asi on see, mis korruptsiooni oht on ka see, et volikogu opositsioon sedasi tasalülitatakse. Sest see, et see ei ole mitte ainult võimuvõitluse küsimus, et komisjonides ei ole rohkem esindajaid. See on ka see, et tegelikult info liikumine on pidurdatud, info ei jõua isegi võib-olla
alati ühesõnaga kõigile volikogu liikmetele, info ei jõua kogukonda, kogukond ei ole esindatud, ühesõnaga ja see tekitab niisuguse suletud otsustajate ringi, ma ütlen, ühesõnaga see on tegelikult korruptsiooni oht. Tähendab, teine moment, mis ma olen tähele pannud, ütleme nimesid nimetamata jälle, et ma näen ühesõnaga vähemalt 4-5 volikogu liiget, kes on kandideerinud ja saanud volikogusse ühesõnaga täiesti niisugune teatud, võib-olla neid eesmärke rohkem, teatud kindla eesmärgiga mingisugune detailplaneering või see ja teine. Tähendab tõsi, ühesõnaga see on niisugune halli piiri peal, sellepärast, et ega siis inimest ei saa keelata ka oma maa või oma elu arendamisega tegelemist, eks, ja kui ta on juhuslikult volikogu liige, ühesõnaga siis volikogu peab midagi otsustama ja selles mõttes on meil küll praegu ühesõnaga seda asja, et nüüd inimene, kui ta enda huvidega seotud asi on otsustamisel või tema pereliikmete huvidega, ühesõnaga siis on kõik küll taandanud ennast ühesõnaga hääletamiselt, nii et seda ma ei oska öelda, et on olnud. Nii et põhimõtteliselt mulle tundub, et Viimsis on läinud asjad paremaks, kui nad olid enne mind, aga ega ma ju ei tea, mis nad enne mind olid täpselt. Väga hea, aga kuidas siis Tartu vallas on läinud asjad? Kui võtta nüüd Tartu vallat, eks meil on kurb tõdeda, et me olime selles ka raamatus, mis korruptsioonibüroo aastaraamatus ja loodame siis, et järgmises, see oli siis 2016, 2017, 2018, 2019 ei ole. Ja nagu siis juba mainitud Airi ja Lavly poolt, et kõik oleneb sellest peast ja meil oli ka selline ikkagi võimalus ja selline volikogu poolt sai selline üksmeelne otsus, et ütleme siis asutuste juhiks vallavanema kuulutati konkurss ja vallavanem valiti konkursi alusel. Me oli kõik nagu ühine vallavanem, et me ei saagi nagu määrata, kas meil on nüüd opositsioon või ei ole. Mina nagu olen opositsioonis, me oleme vähemuses, sest olen ka revisjonikomisjoni esimees ka. Aga ja ma ise arvan ja tundun, et ongi siis tema käitumine, see on aus, usaldusväärne ja kõik teod, mis ta toime paneb, on praegusel hetkel kõik läbipaistvad. Kindlasti need riskid alati jäävad, eks teadlikkus on kindlasti kõikide nende sündmustega, mis meil Tartu vallas on toimunud. Juba see näitas, et see vallavanema ettepanek oli see, et eraldada siis raha sisekontrollisüsteemi tõhustamiseks ja see oli juba suur juba selline näitaja selle poolt, aga need riskid alati jäävad ja riskid jäävad lihtsatel põhjustel, et ikkagi hallatava asutuse juhtivtöötajad on ka siis ka volikogus, eks, ja samas siin kolleeg, ütleme Saue vallavanem, eks, et siis tekibki selline vastasseis, et üks peaks olema vallavanem ülemus, siis teistpidi vallavanem tema ülemus, eks. Et sellised need käärid jäävad, aga me ei saa nagu, ütleme ka siis veel äriühingute juhatusse kuuluvad isikud, kes kuuluvad ka siis volikogusse, ütleme juhtkonna tasandi kuuluvad volikogusse, eks. Et need on need ikkagi hitsaskohad, kus need riskid jäävad. Ma ei saa nagu üldistada nüüd kõik see hallaasutuse juht, ka kooli direktori poolt, et ta on siis nagu mõjutatav ja vallavanem saab teda mõjutada, ütleme siis enda kasuks mingis asja hääletamise poolt, aga kindlasti see oht on olemas. Jah, aitäh. Ja nüüd Andresel on võimalik panna punkt paneelile. Lihtsalt siin see haakub natuke eelkõnele teemaga, et millega ma olen oma praktikas kokku puutunud ja olgu ausalt ära öeldud, et ma olen tegelikult olnud oma töö ajal mõlemal pool rindejoont või ütleme tulejoont, et mind on ka süüdistatud tegelikult korruptsioonis. Ja hästi oluline on minu meelest eristada siin kahte põhimõttelist olukorda, et on huvide konflikti olukord ja siis selle realiseerumine ehk et kui sealt siis tekib reaalselt nagu mingi korruptiivne situatsioon. Ja huvide konflikti situatsioon ei ole iseenesest mitte midagi seaduse vastast ja väga paljud inimesed omavalitsuse töös, sealhulgas ka need allasutuste juhid, kes on volikogus oma õigustega, on regulaarses huvide konfliktis.
ja niikaua, kuni nad seda tajuvad ja teevad õiged nii-öelda taandamised ja õiged deklareerimised ja käituvad vastavalt oma selle konkreetse hetke nii-öelda volitustele, siis niikaua on kõik nagu okei ja ei ole midagi ette. Mina sattusin konkreetselt tõepoolest just nimelt sellesse, et ma olin huvide konfliktis ja tegin kõik väga korrektsed protseduurid, aga teatud, see oli küll toona poliitiliselt mõjutatud, inimesed kas ei tahtnud aru saada või ei saanudki aru sellest, et see, kui ma deklareerin teatud huvide konflikte, ei ole mitte see, et ma tulen ütlema, et ma olen süüdi, vaid vastupidi, et mitte mingit süülist toimingut selleks ajaks polnud juhtunud, aga tegelikult tuli selle peale, minu lahendus oli see, et ma ütlesin, sõbrad, et lõpetame nüüd juttu ja palun revisjonikomisjon tehke oma tööd. Aga mu sõnum on nagu see, et omavalitsused ei ole iseenesest nagu, nad on olemuslikult väga tugevas huvide konflikti situatsioonis, aga nad ei ole seetõttu veel tingimata olemuslikult korruptiivsed, et ma tahan seda öelda. Ja, aitäh ja sellega me selle paneeli praegu lõpetame, et palun. Suur aitäh.